Kell on täpselt 5. Tere kõikidele volikogu liikmetele ja külalistele, ettekandjatele. Tore on jälle koos olla lühidalt ja arutada tänase päevakorra punkte. Hetkel puudub meil 4 volikogu liiget. Riivo Kiur on teatanud, et ta on tööl. Jüri Frolov, Koit Oras ja Meelis Parijõgi ka puuduvad. Võib-olla nad hilinevad, aga teatanud nad ei ole. Siin on meie tänane päevakord ekraanil, 9 päevakorrapunkti. Nüüd on selline olukord, et esimese päevakorrapunkti ettekandja ilmselt hilineb natukene. Siis on mul ettepanek, et vahetaks päevakorra esimese ja teise punkti ära, kuna teise päevakorrapunkti ettekandja on meil kohal. Ja Eve ütles, et on Kaur Sarv on kohe tulemas ka. Nii, päevakorra kohta ettepanekuid pole tulnud muutmiseks, täiendamiseks. Nii et kas olete nõus, kui esimese ja teise punkti hetkel vahetame ära? Nii, aga ettekandja tuli, kas? Okei, teeme nii. Palun siis käega märkkonda, kes on selle päevakorra kinnitamise poolt, et esimene ja teine punkt on ära vahetatud. Nii, siin on kõik, jah, 18 poolt, kõik on poolt päevakorra kinnitamise väikese parandusega ka. Kas 17 teeb? Vabandust, matemaatika lonkub, jah, 4 puudujat on meil, 17. Aga siis ma annan sõna Evele ja ta räägib meile oma finantseeringu katmise vajadusest. Ettevõtlusala on siis tegelikult ka üsna vana teema selles mõttes, et Kunde linnavalitsuse ajal sai hakatud esitama neid projekte juba PKT-sse, aga kuna vahepeal muutusid sadamad omanikud ja siis muutus ka see projekt natukene väiksemaks ja kompaktsemaks võrreldes eelmisega. Ja kuna see eelmine projekt oli siis nii-öelda tagavara nimekirjas, siis avanes veel võimalus selle jaoks toetust saada nüüd, et kui ta raha ei üle. Ja põhimõtteliselt hõlmab see ettevõtlusala siis kolme valla omanduses olevat kinnistut, laoplatsi, harviku ja puidu. Ja selle projekti raames tehakse siis need teed, asfalteeritud teed nende platside vahel, et koos tänavavalgustuse, truupide ja liiklusmärkide ja kõige muuga, mis sinna juurde käib. Et kokku on summa siis 800 000 eurot peaaegu ja oma finantseerimise osa on 118 000. Et ettepanek on siis volikogule anda garantiikiri oma finantseerimise
kas on ettekandjale küsimusi? Sama teemat on arutatud ka majanduskomisjonis ja eelarvekomisjonis. Kas komisjoni esimees tahab ütelda midagi selle teema kohta? Eelarvekomisjoni poolt toetame. Tehti ettepanek volikogule siis oma finantseerimist garanteerida projekti ellu. Sama toetus on ka majanduskomisjonis. Kas on ettekandjale küsimusi? Tundub, et ei ole. Siis palun hääletame selle ettepaneku poolt, mis vallavalitsus eelnõuna on meile ette valmistatud, et garanteerida projekti oma osalus 118 000 eurot. On teisi ettepanekuid? Ei ole. Palun käega märku anda, kes on selle ettepaneku poolt ja selle otsuse kinnitamise poolt. Nii. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 poolt, kes on vastu? 1 on vastu, kes on erapooletu? 1. Nii, kokku on 16. Kas keegi ei hääletanud? Enda ikka lugesin siis. Siis ma jätsin enda lugemata. 1 oli vastu, 1 oli erapooletu ja siis on 15 poolt hääl. Nii, Meelis Pariagi, tere. Vallavolikogu kinnitab otsuse garanteerida projekti Kunda ettevõtlusala arendamine, tegevuste omafinantseeringu katmine kogu summas kuni 118 000 eurot. Otsus jõustub teatavaks tegemisest. Aitäh! Nii, ja nüüd päevakorra teine punkt, Lääne-Virumaa liikuvusuuringu tulemuste tutvustamine. Ja ettekandja on Kaur Sarv, liikuvusuuringu projekti juht Tallinna Tehnikaülikoolist. Jah, aga ma võin ka ise panna. Just, aga siis võib-olla algusesse seda ja siis ma räägin lähemalt. Võime järgmise slaidiga. Jah, proovime sedasi aega kokku hoida, et saaks viirusest läbi. 44 slaidi. Jah, siis eelmise aasta suvest oleme seda liikuvusuuringut teinud ja ettevalmistamisprotsessi juures olin ma juba üle-eelmisest aastast, et kui kutsuti sedasi liikuvuseksperdina seda vaatama. Osalesid 6 omavalitsust, Rakvere linn ja Kadrina vald ei osalenud, kuna neil ei toimunud siis sel hetkel üldplaneeringu koostamist. Ja seetõttu siis keskendusime kuuele maakonna vallale ja need tulemused on siis enamuses ikkagi nende 6 valla kohta, et Rakvere linna seal sees näiteks ei ole. Ja näitan teile, et mis andmeid kasutasime, missuguste tulemusteni jõudsime ja mis olid ka sellised järeldused. Siit te näete, et andmeid kasutasime esmakordselt selliseid päris huvitavaid. Seni on
näiteks Statistikaameti või ühistranspordikeskuse või mobiilpositsioneerimise andmeid kasutatud eraldi, või siis kui näiteks Tallinn ja Harjumaa on oma liikuvusuuringut teinud, siis nad on teinud näiteks ainult küsitluse. Demoriga teinud sellise küsitluse. Meie tegime neid kõiki asju siin koos, et kuna on mul siis Tallinna ja Harjumaaga ka seda kogemust 2015 ja 2017 nende liikuvusuuringutega, siis viisime selle läbi nii, et sai siia rohkem. Ja lisaks intervjuud ettevõtetega, et saada teada ka, mis nende vajadused on, sageli liikuvusuuringutes nad nagu unustatakse välja, sellepärast, et ettevõtted tunduvad olevat nagu eraldi maailm, aga tegelikult nende vajadused on meie jaoks võib-olla siin koha peal kõige tähtsamad. Ja siis raske on alati kätte saada ka kooliõpilasi, aga selle jaoks on Transpordiametil selline hea koolide kaardistamise töövahend ja tegime siis sellise koolide kaardistamisega siin kõigis 6 omavalitsuses. Ja, võime minna edasi. Ning kuhu siis ja kuidas peamiselt liigutakse Lääne-Virumaal? Ikkagi selline läbiv joon on see, et tööle minnakse sinna, kus sa elad. Ja järgmiseks on siis maakonnakeskus, aga üllatava asjana tuli välja ka see, et vähemalt Statistikaameti nende elu- ja töökohtade andmete põhjal Tallinn või Tallinna erinevad linnaosad on seal 2. või 3. kohal. Et minu jaoks oli see üllatav ka Lääne-Virumaa lõunaosa suhtes näiteks Vene-Vere või sealt Vinnivaljustist allapoole, et ka seal ikkagi Tallinn oli selline töökohane märgitud koht päris sageli ja oli seal oma asulaga täiesti kõrval. Et ma arvan, et see on üks asi, mida tuleks kindlasti veel lähemalt vaadata, et kas need on siis need inimesed, kes on teadlikult ennast Tallinnast välja kirjutanud siia kanti, et tahavadki, et nende maksud siiapoole tulevad, või siis tõesti käivadki nädalas paar korda Tallinnas seal tööl. Et see Tallinn ei tähenda kesklinna, Tallinn tähendab, me võtsime sinna ka kõik need ümbritsevad vallad, ehk siis Viimsi, Tabasalu, Harku, Loo, kõik, mis sinna ringte äärde jääb. Et tegelikult Tallinna tuleb juba selles laiemalt käsitleda. Ja ühistranspordi osas on näha see, et see hommikune sisenemine on väga aktiivne, keskmiselt 700 inimest 7-8 vahel hommikul läheb busside peale ja teistpidi jällegi suvel me mõtleme, et inimesi nagu liigub rohkem ühistranspordiga, räägitakse, et pannakse liine juurde, aga tegelikult seal 7-8 vahel see arv langeb 700-850 peale. Et inimeste selline suve hommikune liikumine muutub oluliselt, eks puhkused ja kõik muu siis muudab ka seda. Ja. Siia on teile nüüd detailsemalt välja toodud, et kuhu minnakse elukohtadest tööle. Ja siin ei ole nüüd neid Tallinna linnaosasid niivõrd palju eraldi, et siin on Rakvere on igal pool selline teisel kohal, aga kui need Tallinna linnaosad veel kokku võtta, siis te näete, siin on Lasnamäe, Põhja-Tallinn, Pääsküla ja teisedki kohad, et siis nad tegelikult annavad ikkagi selle tulemuse välja, et see jõuab sinna 2.-3. kohale, et kuhu minnakse. Nii, võime siis edasi. Ja meil on siis tekkinud selle uuringu käigus päris palju sellist kaardimaterjali. Terve Lääne-Virumaa kohta, siin on elukohad, järgmisel slaidil on näiteks töökohad, töökohtade tihedused välja toodud. Ja me võtsime siis aluseks selle, et mis on inimeste sissekirjutused ja töökohtade puhul, et mis on töötajate registris, kuhu nad on kirja pandud. Ja need on siis 1x1 kilomeetrit ruudud ja töökohtade puhul on siin ka siis tehtud ära see jaotus, et kui näiteks Circle K või K-Rauda peakontor asub Tallinnas, siis need töötajad esialgu ja vähemalt 5 aastat tagasi olid siis kõik Tallinnas kirjas oma töökoha aadressiga, aga nüüd on see muutus tehtud ja nüüd nad on siis kõik maakondade peale jaotatud, et saab ikkagi selle kohalike inimeste tööhõive siit kätte. Ja, võime minna edasi. Ning siis meie eksperdid tegid ka selliseid
väikeseid arendusi või ülevaatepilte, et nii elu kui töökohtade puhul, et kuidas lähevad sellised elu- ja töökohtade koridorid. Et vaatasid iga ruudu kõrval olevat järgmist ruutu, kas seal oli vähemalt 20 elukohta või töökohta ja siis pikendasid seda koridori. Ehk siis te näete, kuidas siit Tallinnast läheb juba Põhja-Raplamaale, Kohilasse, läheb juba selline joon nii töökohtadest kui elukohtadest ja Lääne-Viru puhul siis võib öelda, et siin need raudteelinnad ja samamoodi ka siis maantee ääres olevad asulates, et seal on siis need töökohtade koondumise kohad, et kus on siis nagu teistpidi ka ühistranspordile potentsiaali või kus siis võiks mõelda ka tööandjate transpordikorralduse peale näiteks. Ka näide sellest, et neid kaarte on tegelikult väga palju ja nende kaartide taustaks olevad andmed me oleme ka juba planeerimisspetsialistidele ja planeerimisosakondadele üle andnud, et on võimalik teha selliseid väljavõtteid. Siin on näide, et kuidas tullakse üle 2 maakonna Rakverre, aga tegelikult on võimalik teha pea iga asula kohta siis Lääne-Virumaal või Viru-Nigula vallas ja vaadata, et kuidas sinna tullakse kokku, et kust kohast tullakse kokku ja mis on need liikumised siis. Ja Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse andmed on samamoodi kaardi peal kättesaadavad. Ja kui siit edasi minna, siis jah, siit see jaanuar näitab, et siin on sedasi palju rohkem neid liikumisi. Minu jaoks tuli hästi välja ka see Rakvere-Kunda ühendus, et tõesti tasuks mõelda selle raudteeliini loomise peale ja et on ta siis õhtuti või hommikuti, nagu on räägitud selle vajaduse järgi. Aga mis on kindel, on see, et idasuunalist raudteeühendust on vaja tihendada, sellepärast, et niipea kui Elron siia idasuuna peale rongi juurde paneb, seda teeb Majandusministeerium juba umbes 6-7 aastat, siis tuleb reisijaid ka juurde. Et seetõttu küsimus ei ole pigem selles, et inimesed ei tahaks rongiga sõita, vaid selles, et meil ei ole neid ronge veel piisavalt. Nii, järgmine oli siis juuli ja siit me võime ka edasi juba liikuda. Ja siis mobiilpositsioneerimise andmed. Siin siis sinakamad toonikohad näitavad neid piirkondi, kuhu inimesed lähevad ja kus nad viibivad, näiteks juuli ja septembri võrdluses. Mõnes mõttes sageli on nende uuringutega ka nii, et me saame teada seda, mida me juba teame. Et me teame, et inimesed lähevad juulis Peipsiääre Kauksisse, me saame teada, et nad on Põhjarannikul, aga siit saab ka teada, et mis on veel siis neid piirkondi ja kuna need andmed on siis detailselt ka olemas, siis on neid võimalik võrrelda ühelt poolt nii sellise juuli-septembrina kui teiselt poolt siis edasi minnes ka tööpäeva ja puhkepäeva puhul. Ja siit järgmised paar slaidi on just need tööpäeva ja puhkepäeva vahed. Tööpäeva keskmine on selline tegelikult üsna ühtlaselt sellise punaka tooniga ja kui me järgmise slaidi peale vaatame, siis siin, siit veel vist, siis on siin praegu just juba see võrdlus, et kuidas siis see töö ja puhkepäeva puhul need erinevad on. Et siis sinised alad on need kohad, kus nädalavahetusel on rohkem neid koduankurpunkte, et siis kus inimese mobiiltelefon on olnud öösel. Need mobiilpositsioneerimise andmed on Telia põhjal, Telia sellised liitumised või abonendid moodustavad 60% Eesti telefoni kasutajatest ja siit on välja võetud ka kõik sellised mobiiliseadmed, et on ta siis sul värav või auto või et selliseid asju ei ole. Need on ikkagi inimesed, mis siin liiguvad. Et ma tean, et selliseid küsimusi tekib alati väga palju nende mobiiliandmetega, et mis need siis on ja kui palju seal on. Ja Telia arendab seda teenust välja, võtsime nendega ühendust, ütlesime, et selline uuring toimub Lääne-Virumaal ja kas tahaksite katsetada ja proovida. Ja nad olid valmis ja
nüüd siis nad arendavad edasi endal seda mobiilside põhjal sellist teenuse pakkumist, nii et edaspidi on võimalik kindlasti neid veel põhjalikumalt selliseid andmeid saada. Nii. Ja siin on ka üks näide siis sellest näiteks Lääne-Viru põhine, et kust tullakse Kundasse. Et kuhu tullakse siis tööpäeval Kundasse ja ma ütlen, et hakkab silma, et tullakse tegelikult päris kaugelt ja üsna ohtrat. Ja, et jällegi seesama tähelepanek, et osa inimesi lähevad lausa Tallinnasse, teised siis tulevad kas Peipsiäärest või täiesti Ida-Virumaa servast. Ja tegime siis liikuvusküsitluse või küsitluse elanike seas. Ja siit on jah, nüüd näiteid vastas pea 850 inimest, et mis on selline just nende 6 valla valimi kohta väga usaldusväärne näide. Natuke jäi 1000 puudu, siis oleks olnud ka terve Eesti jaoks piisav näide. Aga kuna meie eesmärk või uuringuala ei ole ka terve Eesti, et siis oli see täiesti piisav. Küsisime jah, et kellel siis on selline suvila või maakodu, mida siit on võimalik näha. Ja kui nüüd vaadata siit edasi veel, et siis on sellised just küsimused, et kaua teil kulub tööle jõudmiseks näiteks aega ja allpool on toodud siis erinevad näitajad ja on ka siis nii vanuserühmade kui omavalitsuste kaupa need andmed. Ja siin on veel edasi näiteid, et üks on see, et kaua lähete, teine on see, millega lähete, et paratamatult, kuna tegemist on hajaasustusega piirkonnaga, siis peamine liikumisviis on auto, aga mitte ainult. Siin, kus need numbrid on looklevamad, siin oli inimestel võimalik siis mitu vastust anda. Aga kõik need vastused on taandatud või tasakaalustatud selles mõttes iga valla rahvastiku näitajatele. Et juhul, kui ka mehi näiteks vastas vähem sellele küsimustikule, siis nad on tasakaalustatud naiste vastustega ja oma vanuserühmadega ka samamoodi. Nii, siit nüüd edasi. Siin on selliseid näiteid mitmeid koolis käimise kohta, siis siit edasi on veel, kuidas siis kooli minnakse, seejärel peaks olema sinna arstiabi. Ja kaugel näiteks perearsti juures käite, küsisime ka eriarsti juures käimist, seal on siis Tallinn ja Tartu ka veel valikutena toodud. Et need on sellised siia lühikesed näited, et mida küsisime ja mida me teada saime. Ja siis ka lähedase eest hoolitsemine, siin just hakkas silma, et näiteks Väike-Maarja vallas käiakse siis ainult pool vastajatest käivad sedasi kuni 2 kilomeetri kaugusel, aga Rakvere vallas käiakse või Haljala vallas käiakse üle 15 kilomeetri kaugusel lähedase eest hooldamise. Ja siis järgmisel slaidil toodud ka sellised ajalised näitajad. See oli, et kuidas käite siis ka sõltuvalt sellest vahemaadest, et siis Väike-Maarjas, kui ka inimesed on lähemal, siis pole autoga vaja nii sageli näiteks käia. Küsisime ka inimeste kulutusi autole, et ühes kuus see sisaldab nii siis hooldust kui siis kütusekulu ja eks see keskmine on siin 300 euro kandis ja teine on siis 500 euro kandis ja tegelikult on ka päris palju siis neid, kellel üldse mingit autokulu ei ole. Et see sai kokku pandud ühe Soome sarnase uuringu põhjal, kus ka küsiti ja uuriti seda, et mis siis inimeste kulutused on ja selle mõte on see, et võrrelda seda selliste ühistranspordi ja liikuvuse kulutustega. Et kui nüüd järgmist slaidi vaadata, siis see on üks veel tagasi, siis inimeste kulutused selliste ühistranspordi või liikuvusteenustele on kas 0 või 50 eurot ühes kuus. Ehk siis tegelikult see on seotud ka väga otseselt sellega, et bussiga nii palju ei sõideta ja rongiga natuke sõitmist oli,
aga et me küsisime ka, kui palju siis ollakse näiteks valmis selleks, et nõudebussi kasutada või kui me teeme oma ühistransporti ümber, et palju see ollakse valmis maksma selle eest, siis see oli väga otseselt seotud sellega, et kuskil 50 eurot oli 95% vastajatest ütles. Mõned olid seal, et kuni 100 ja veel siis mõned paar tükki olid veel valmis 200 ka maksma. Aga et me paneme selle sellesse konteksti, et palju ühes kuus autole kulub ja palju siis on see ühistranspordi kulu, et siis seal on veel tükk tööd riigil teha, et neid maksevalmiduse vahemikke omavahel lähemale tuua ja vaadata, mis see valmisoleku on. Ja vaatame siit siis veel. Siis küsisime ka autolahka või kauplusbussi kasutuse kohta. Teatakse palju, kasutatakse vähe. Ja samas jälle selline kolmandik ei teadnud üldse. Aga mis oli selles mõttes huvitav intervjuude käigus oli see, et vallad või kui ma tegin omavalitsustega intervjuusid, et siis nad leidsid, et seda on parem välja tuua ja seda on hea inimestele välja tuua, et sa ei peagi alati nõudma seda bussi keskusesse poodi minekuks, et kui sa tead, et sul selline võimalus on, et siis saad sa seda ka kasutada. Eks sellega on jah see, et see teenus võib-olla peab ka natukene uuenema. Et see teenus võib-olla peab minema kokku Selveri või mõne teise poeketi selle interneti teel koju tellimise teenusega. Et ühest küljest oleks seal bussis mingisugune elementaarne valik, aga teisest küljest oleks siis võimalik inimestel ka kas siis telefoni või interneti teel juba ka ette tellida. Et siis võiks see olla täiesti elujõuline asi ja lahendada inimeste sellist sõitmisvahet. Nii. Ja kuna neid vastajaid sellele kauplusbussi küsimusele oli vähevõitu, siis jah, siit tuleb sellised üsna sellised väikesed numbrid selle osas. Aga jällegi, et võtta seda kauplusbussi samamoodi ühistranspordi teenuse või ka omavalitsuse teenuse osa ja mida on siis võimalik tervikuna ära teha, et võib-olla igale poole ei peagi kergliiklusteid ehitama, võib-olla on hoopis võimalik tuua see teenus inimeste juurde ja palju lihtsama viisi. Ja siis ettevõtete küsitlemise osas see nüüd, mida ettevõtted ise on välja toonud, on see, et enim toodi välja just sellist jalgsi ja rattaga ettevõtte juurde pääsemise küsimus. See ei ole veel see, et inimene tahaks sõita see 20 või 15 kilomeetrit, mis enamus Lääne-Virumaa inimesi tööle liiguvad, tahaks sõita rattaga, vaid pigem tahaks just seda viimast lõiku. On ta siis bussipeatusest, et sealt saada jalgsi sedasi kindlalt veokite vahel või kaubaautode vahelt. Või siis tõesti see, et kui tal juba see mingisugune kergliiklustee kuskilt läheb, aga kõrvale keerab sinna ettevõtte juurde, et siis oleks see kindel tunne. Ja liiklusohutus ongi ja teede korrashoid on ka ettevõtetele peamine ning siis töötajate transpordikorraldus on siis see parem ühistransport. Tuli ka välja seda, et enamus tulevad autoga, nagu siit näete, aga et mitmel juhul toodi välja seda, et piisaks, kui ühistransport tuleks keskusesse ja et sealt oleks siis see hea kergliiklustee või siis mingisugune selline regulaarne hommikune õhtune pendelbuss või ühistranspordiühendus ettevõttel. Nii et jah, ma siin oli ka veel, et mida siis veel teise valikuna eelistataks, et kas siis jällegi tuleb välja see, et inimestele tegelikult meeldiks tulla jalgsi rattaga, aga nad praegu hetkel ei tunne võib-olla ennast nii kindlalt. Ja ettevõtete korraldatud transpordi osas jah, ka küsisime, missugused on vajadused ja mida soovitakse. Siin nüüd järgmisel slaidil on siis Viru-Nigula valla kohta on Kleksa vastused, et 75 on seal Kadrinas ja osa on siin Viru-Nigulas.
vahetustega ja jällegi toodi välja seda, et kuna töötajad tulevad sageli ka Ida-Virumaalt või ka Jõgevamaalt, et siis mõelda natukene, et juba toimib väga hästi see ühendus Harjumaaga, see Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse kaudu, aga mõelda seda, et kuidas siis võiks need ühendused veel olla head Ida-Virumaale, Jõgevamaale on nagu enam-vähem, aga et ka Järvamaa mõelda, et kuidas see liikumine või kuidas see ühendus võiks olla selles mõttes tasakaalustatud. Kergliiklusteede kohta küsisime. See ei ole nüüd selline lõplik vastus, see oli siis sellest 850 vastajast 119 panid kirja, et nemad elavad Viru-Nigula vallas ja neil oli siis võimalik, me pakkusime neile välja mõned valikud lähtuvalt juba varem teie poolt kinnitatud kergliiklusteede plaanidest ja inimesed said ka siis ise veel lisada siia. Ja ma tõin lihtsalt siis välja, et palju siin siis näiteks Padaoru, Viru-Nigula aleviku ja Kunda linna sellist kergliiklusteed sooviti. Eks see on muidugi võrdlemisi pikk teekond ja et kas või kui palju seda täies ulatuses või täies mahus kasutatakse. Et rattaliikluse puhul tasub silmas pidada, et meil on Eestis võib-olla alustatud sellega valest otsast, et on räägitud, et no nii, et nüüd me peame kõik hakkama jalgrattaga tööl käima. Ja arvestamata seda või sealt jäetakse lõpust ütlemata see, et me võiksime seda teha, kui me sõidame, kui see töökoht on umbes 5-6 kilomeetri kaugusel. Et sealt edasi ei soovita ka suured jalgrattamaad, on ka Holland või muu, ei sea eesmärgiks, et inimesed peaksid 10-15 kilomeetrit seda rattaga sõitu tegema. Et püsime siin ka mõistuse piirides ja siis selline pikk tee võib-olla on mõistlik ka välja ehitada, aga et sinna ei teki, ma arvan, kunagi sellist pidevat pikka kasutust, aga ta annab need ühendused siin vahepealsed asulate vahel ja külade vahel. Et see võiks olla siis see mõte. Ja kes siis soovib, tõesti saab pikemaks sõita. Nii. Koolide kaardistamisest siin selliseid tulemusi, seda saab avalikult ja vabalt vaadata koolitee.mnt.ee sellise veebilehe pealt. Maanteeametil on see koolitee kaardistamise programm on juba varsti 10 aastat ja nüüd on nad seda uuendanud ja nüüd on siis tõesti võimalik iga hetk ka teil see veebileht avada ja tõesti vajutada mõne sellise märgi peale ja teada saada ka kohe, mis see probleem oli, mida laps siin kohe välja tõi. Et siin on Asere kooli näited ja järgmisel lehe peaks olema et eks see sõltub väga õpetajatest, me ka kogesime seda, et tänu sellele sõltus, et kus õpetajad suutsid rohkem lastega seda läbi teha ja kus vähem, aga et see on üks hea töövahend ja soovitan seda järgmisel aastal uuesti teha koolides. Liiklusõnnetuste statistikast, ma arvan, võime siit isegi praegu üle minna või edasi minna, et need on ka sinna töösse siis välja toodud ja eks ta peamiselt on siis sõidukiirustega seotud. Et mis tõttu ka siis järeldustes või soovitustes on seesama rahustamine, vaatasin ka siia täna sisse sõites oli teil juba see väga tore selline soovitaja või hoiataja, mis on üle maailma levinud, et mis sind teavitab siis, et kas sa sõidad mõistlikult või mitte. Ja kui siit nüüd edasi minna, ja Maanteeamet on teinud siin ka neid algatusi, et kuidas need asulatesse sisenemisi paremini autojuhtidele või veokijuhtidele selgemaks teha. Ma arvan, et sellised väravad või jõnksud on päris head lahendused. Leedus ma olen näinud ka ekstreemseid lahendusi, kus ongi pandud igale poole künnis ja kui sa sinna siis 70 km tunnis või 90 km tunnis lähened õhtul pimedas, siis see ei ole nagu meeldib ega toredamine. Et pigem teavita teda, hoiata teda ja selgita talle, et nüüd see keskkond muutub, siin elavad inimesed, kes tahavad rahulikumalt liikuda ja siis seetõttu sedapidi neid muudatusi teha, et see Leedu lähenemine on natuke ekstreemne. Järeldustest, et auto
omab siin tähtsat rolli ja ei olegi selles mõttes siin mõtet üldse teistpidi mõelda, et see võib-olla Tallinna soovitused on siis selline, kus seda neid liikumisviise rohkem muuta, aga siin tasuks arvestada sellega, et me kõik kasvame suuremaks või vanemaks ja et seetõttu mõelda selle peale, et mis siis saab, kui auto on selline põhiline liikumisviis, nagu me nägime, 300-500 eurot võtab ta kuus sellest pere eelarvest, aga mis siis saab, kui juhtub midagi selle autoga või siis inimese endaga. Et minu vanavanemad olid ka Võru taga Kütiõrus ja nii kaua saiti sõita, kuni siis juhtus kogemata neil mingi väike avarii ja siis võeti vanaisal need load ära. Kuigi ta oleks saanud veel sõita kenasti. Ja siis oligi probleem. Et selles mõttes tasub mõelda, et ei pea nüüd panema igale poole seda ühistransporti või bussi käima, aga tasub mõelda, et mis on või vaadata, mis võimalusi nende nõudepõhiste lahendustega tekib. Et me oleme harjunud selle Uberi ja Boltiga, et see tundub meile selline hea lahendus, millest ka juba saab selle Boltiga sõita, aga tegelikult ei ole seal ju midagi vahet, kui me selle sama lahenduse paneme bussile külge, et saab helistada või nagu Läänemaal või siis seda tellida, et oleks mul siis järgmisel päeval näiteks see buss tuleks minu juurest läbi või sõidaks selle ringi. Nii et ja idasuunalisest raudteeliiklusest rääkisime ja Kunda-Rakvere liini soovitus on ka siin. Ning teiste selliste ühistranspordi võrgustiku sidumisest ma rääkisin ka ja et ettevõtete ootus oli see, et siis saaks seda töökohtade või ettevõtete ümbruse liiklust paremaks ja nendest kuludest rääkisime ka. Ning siin on siis veel mõned soovitused Viru-Nigula vallale siin lõpetuseks, et vaadata neid kiireid bussiühendusi, mis siit Ida-Virumaa ja Tallinna vahel liiguvad, et vaadata, missuguseid selliseid peatusi saaks teha niiviisi, et kuhu oleks võimalik jätta autosid, kus oleks võib-olla pakiautomaat, kus tulevikus võiks olla ka siis lühirendi sõiduk, on ta siis ratas või auto või muu võimalus. Et kui mõtleme 10 aastat tagasi, et hetkel võib-olla tundub see natukene kummaline, et Padalava nurgas siin hakkab meil seisma mingisugused rendiautosid või rendirattaid. Aga kui me mõtleme 10 aastat tagasi, siis meil ei olnud neid nutitelefone. Me ei teadnud, millal takso tuleb, me ei saanud toitu tellida või me ei saanud umbes vaadata internetis oma teekonda. Nüüd on see kõik olemas. Ja samamoodi, ma arvan, vähemalt 10-15 aasta jooksul on ka väga lihtne neid autosid või rattaid siia, on ta siis suveks või muuks ajaks tuua. Et selles suhtes tasub mõelda, et kuidas see ühistranspordi peatus võiks olla rohkem selline transpordisõi, ümberistumiskoht. Et sa ei pea alati pikalt sõitma Tallinna, sa jätad auto siia, lähed liidu. Muuga Vinni vallas nende bussipeatuse juures on minu meelest tore juba selline algus tehtud, et seal on see parkla olemas ja kui ma sealt tööpäevita olen Peipsi poole sõitnud, siis ma ikka näen seal paariautod sedasi pargi ja reisi moodi peatumas ja hoidmas. Nii et see ei ole ainult raudteepeatuste lahendus, mida siin ehitati, vaid see on täiesti, ma arvan, et teie raudtee on paljuski ka see Tallinna maantee. Ja arvestage sellega väga, kui ehitatakse nüüd näiteks uus 4-realine tee siia, sest et Haljala ja Mäo puhul see viga tehti, et tehti väikesed bussipeatused ja siis õhtuti, kui keegi läks kedagi bussi peale viima või tooma, siis tal autoga seal kuskil oodata ei olnud. Või siis Mäo puhul oli see kuskile kaugele eemale viidud, nii et ükski buss sinna ka minna ei tahtnud. Et mul on ka selline bussiettevõtte kogemus Kõubussist ja kui sa tead ja näed ja kuuled, et seal rahvast liigub, siis on tal ka põhjust seisma jääda. Aga et ta peaks minema kaugele sellest trassist. Nii et kokkuvõttes, sai kõik öeldud, kokku võetud, et kui teil on ettepanekuid, mõtteid, et siis saabke kas mulle sellele aadressile või Evele, kes mulle nad edastab ja siis vaatame, proovime vastused leida kõigile küsimusele. Aitäh!
teid tänada lihtsalt. Alla kõigepealt. Aga tänan põhjaliku töö eest. Tahtsin veel korra sellist ülevaatlikku pitsi, et milline Lääne-Virumaal on see asula, kuhu hommikul tööle minnakse ja milline see asula, kuhu siis õhtuks magama minnakse. Et mis nagu võiks niimoodi üldvõtta seda? Eks ta ikka Rakvere on, kuhu kõik tööle lähevad praegu selles mõttes, aga teistpidi jah, et ega see oma asula ei ole vähem tähtis. Et oma koduasula on ikkagi paljudele sama tähtis. Aga teistpidi Rakvere või Lääne-Viru puhul on see, ütleme, ma ütleks, et see asustatus on väga Saksamaa moodi. Et ei ole selliseid ühte-kahte mingit hiigelsuurt keskust, vaid kõik inimesed on ühtlaselt hajutatud. Nii et siis ongi see, et õhtuks minnakse väga ühtlaselt igale poole laiali ja võib-olla Eestile on Lääne-Virumaa heaks mudeliks, et kuidas selline kohalik areng võiks olla. On piisavalt ühtlaselt kõik jaotatud. Helena, palun. Ja ma just tahtsin öelda, et suur tänu, seda saab vaatdokumendida kasutada igasuguste projektide jaoks, selles mõttes selleks, et taotleda, analüüsida ja edasi arendada nagu seda elukeskkonda. Ja Aseri oli ka üks küsimus, millele sooviti vastust selle uuringuga, kuhu poole Aseri inimesed liiguvad näiteks. Mul tuli siin praegu meelde kaardi peale vaadates, ja siis oli ka ikkagi see, et tullakse päris palju ikkagi Rakvere suunas. Et on seda tööalast liikumist ja isegi jah, seal oli Tallinn oli ka väga olulisel kohal. Et Rakvere võib-olla isegi jääb natuke kõrvale, et minnakse kohe otse. Lihtsam on jälle seda maanteekiirteed või maanteeraudteed mööda minna juba otse Tallinnasse. Koolides käivad ida poole? Koolide osas seda me sealt kätte ei saanud, see sellest otseselt välja tule, aga see info on vist teil endal olemas. Ei, no seal on Aseris on väga palju vene, kes ütleme, siis nad ikkagi lähevad riigigümnaasiumitesse, siis lähevad nii ida poole, aga siin oli kirjas teil, et Ida-Virumaal on rahul, ütleme liikumus tegelikult see ei ole Aserist, ütleme ida poole on tänasel päeval liikumine kehtepooli vanast. Üks põhjus on see, et Luksekspressi ei sõida enam sisse, vaid ta võtab kontraabi. Sellised probleemid seal on. Ega kõik ongi, kui need ühistranspordiühendused on väga mugavad, eriti hommikut või õhtupoole, siis see rahvas liigub ka täpselt selle järgi. Ega Rakveres ka selle peale, nüüd on hakanud Rakveres käivad, enne ei olnud bussiühendust. Ega palju see Kunda isegi Tallinnasse saab, kui mõni buss käib läbi. Ütleme, see maaga, ütleme valdas nagu siit ääre peale, eks ole, peatrassidest päris keskused on võimalikult kaugelt peatrassid, peavaatades, selles mõttes ei liikumine ka teile. Nii et nagu näha, palju sõltubki sellest, et kuidas see bussifirma käima saada ja siis saab juba suunata ja suunata. Pigem sõltub sellest, kuidas riik seda nagu toetada, kõik omavalitsuste õudele panna. Et see on juba jah, hästi veel omavalitsuste. Nii, kas on kellegi veel küsimus? Ei ole, aga siis me täname selle väga põhjaliku uuringu eest ja mis sellest edasi nüüd saab? Ma homme veel tutvustan Virolile ja siis veel järgmisele 4 vallale ja need saavad siin nüüd lähinädalatel tehtud. Paneme siis need täiendused muudatused ka sisse ja materjalid on tegelikult juba olemas ja üle antud, et siis me paneme kokku ka ühe sellise kenasti kujutatud dokumendi ja mida saab siis kodulehele panna ja lugeda suurelt ja kasutada. Aga suur tänu teile. Ja, aitäh teile. Jõudu edasiseks tööks. Volikogu võtab siis teadmiseks selle, et selline uuring on tehtud ja saame siis kasutada edaspidi oma arendustöös, projektitöös. Nii, Helesa näiteks. Nii, läheme 3. päevakorrapunkt. Kolmanda päevakorrapunkti juurde Viru-Nigula valla 2020. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine ja ettekandja
finantsjuht Meie Tiits, palun. Kas sul on sama see? Väikese esitluse numbrid oleks võib-olla visuaalselt natuke silme ees siin mõned slaidid. Vähe tutvustada olulisemad numbrid. Kui need slaidid kõrval väikse, kuidas olla? Nii, tegevustulud, mis on teil välja siin suured 2020 versus siis 2019. 20 on siis sinine. Ja oranž on siis 19. Tulumaksu osas, et nagu näha, tehtud kasv. 4%, siis maamaks on samad tasemel. Kaupade teenuste müük 2020 on vähenenud. Ilmselt siin oli teil see Kuulda Südamekodu müük või läks ära palgal. See võib olla põhjuseks saadud toetused. On siis 2019 kõrgemad, kuna neil olid siis suured investeeringud, mis said toetusi. Siin oli see Aseri kooli rekonstrueerimine, Kuulda jaama tänava rekonstrueerimine ja Ümmerika tänavaparvustuse renoveerimine, sellised suuremad tööd. Ja siis ka toetuste saamas on kõrgem. Ja siis muud kulud. Sama kulude poolel tehtud. Toetused 300 000 samas suurusjärk enam-vähem. Tööjõukulud on ka enam-vähem sama tase. Majandamiskulude osas on 2020 siis vähenemine summas 200 000. Muud kulud 2019 on jälle kõrgem, et siin olid suured investeeringud. Siin on muude kulude gruppi jooksul põhiselt käibemaks ja see ongi müüvara soletused. Ja siis teen välja põhivara amortisatsiooni, mis on see mitterahaline kulu, et 1,4 miljonit peaks olema siis tavataskust võtta, kõike vara hoida optimaalselt ideaalselt korral. Rohkem investeerime siin 2020 siis tõin välja suuremad investeeringud. Nüüd on meeldetuletuseks siis 2020 teed tänavad, kulus siis veidi üle miljoni. Siis oli Kolm Võidu tänava rekonstrueerimine, kergliiklusteede projekteerimine, siis tehti korda Vastakooli parkla ja kooli esine, teede hindamised ja siis ülejäänud muud teede investeeringud, hooldustööd. Siis Kunda leinamaja maksis siis 117
seda aasta aruannet vaadati ka revisjonikomisjoni poolt ja eelarvekomisjoni poolt. Kas revisjonikomisjoni esimees soovib ütelda midagi lisaks? Tere! Jah, et 14. mai siis tegime revisjoni sellel aasta esimene istung, panime selle aasta kava paika ja et pigem ma oleks taht, et oleks ka revisjonikomisjonis ütlesin, et oleks võinud ikkagi, kuna konsolideeritud aruandesse kuulub ka meie alla 100% tütarettevõtte kommunaal, et selle oleks võinud natuke välja tuua. Siin on üks tabel olema. Jah, et volikokku, kuna me protokolli selle panime, et te toote näitate, et kuna kommunaal siis oli sunnitud tegema eelmine aasta suuri investeeringuid sinna Aseri veemajandusse, et see vee kvaliteet paraneks ja kuna me teame, et ega see veemajandus oli tulutoov meil ei ole ja praegu siis oma vahendites suutis teha seda, aga põhimõtteliselt, et rahvas siis saaks teada, mis investeeringud nagu oleks tehtud, et see oleks avalik info. Et see oli nagu revisjoni. Ma saatsin raamatupidajale küsimuse, ettevõtte revisjonikomisjoni seatud protokollist punkti, et palun, ja siis ta sellise mulle koostas. Sellest piisabki, et ega inimesed siis nagu teavad, et investeeritakse ja asjaga tegeletakse, et ei ole niisama, et keegi midagi ei tegele ja näevad, kui see raha läheb. Et siis teine suur investeering oli veearvestus, pandi kaugloetavast. Ja siis oli meil revisjonikomisjoni poolt väike märguanne vallavalitsusele, et iga kvartal, kui tehakse neid, tuleks ikka vähemalt teha koosolekuid, tütarettevõtte kontrollida finantsseisu ja leiame, et valla finantsjuhil peaks olema ikkagi ligipääs ettevõtte finantsseisu jälgimiseks pidevalt, et seal ei tule pärast üllatusi, kui midagi juhtub, et tänasel päeval sai teada, et valla finantsjuhil ei ole sinna ligipääsu ja kellegi valla ametnikest ei ole sinna ligipääsu olnud. Soovitus on see, et võiks ikkagi olla siis, sest ikkagi lõppkokkuvõttes vallavalitsus vastutab selle ettevõtte tegevuse üldkoosolek, selle ettevõtte tegevuse ja sama vastutusega finantsjuhil. Et see oli nagu meie selline soovitus. Mina arvan, et ligipääs saaks olla ainult omanikul või siis juhatuse liikmetel, sest mina olen nii keegi selles. Ei, saab vaadata, et see asi läbi. Mul ei ole õigust, kui on valitsusel ligipääs, ta võib anda mulle ülevaatamiseks. Aga mina ei saa, ma arvan, nii kooliga sinna otse juurde pääsuks teha. Kõike saab, kui tahate. Aga noh, see töö. Siis jah, et osanik, kui ta on siin majandusaasta arvamus, siis peab olema oluliselt kajastanud ja nii. Ja üldiselt ega siis vaatasime ka natuke valla asju seal, kuna otsustasime oma tegevuskavasid, siis seastame valla allasutusi, välja arvatud vallavalitsus on majanduskeskus, teisi ei hakka eriti kontrolli tegevused, nad nii ole saanud eriti tegutsetagi ja ei hakka sinna otsa minema praegu. Et meil oli see tegevuskava oli ka pandud seal ajagraafik, millal me kuskil oleme. Et põhimõtteliselt komisjon arvas, et suuname selle meie poolt, et selle asja volikogus ära kinnitada ja kõik. Nii, eelarvekomisjon. Jah, me ka tutvusime selle majandusaasta aruandega, et ma vaatan siin revisjonikomisjoni ka avastanud, et meil on üks sihtkoht. Tuli nagu samale järjele, et õigemini see summa, et siin on suur summa, et Viru-Nigula ühismaailma kompensatsiooni sihtasutused, et noh, ma olen kuulnud taustaga, ma ei tea, Viru muud asju, natukene volikogu või seal komisjonis selgitati, mis see taust on. Aga pigem ma vaatasin juba põgusalt eelmise aasta majandusaasta aruannet ja seal ma ei leidnud nagu ühtegi rida sellise sihtasutuse kohta, ja siis natukene ongi tulnud nagu üllatuseks, et selles suhtes on hea, et sellel aastal välja toodud ja see on pigem positiivne, et me oleme selle asja olemas, et saame täpsustada.
aastase sihtasutus või ma sain aru, et see on pikaajaline, tegelikult 90. Olav, võib-olla sa räägid, mis asi see täpselt on? Olav vist ei ole selle seotud. Tal oli teised inimesed olid selles komisjonis, kes pidid likvideerima selle kolhoosi vara ja osakuid. Jah, sellega ma ei ole seotud. Aga ma olin huvitatud osapool. Ja, aga fakt on see, et see tuleb lõpetada ja vallavalitsus tegutseb selle nimel, et need toimingud oleks lõpule viidud. Kas see on siis vallas konto peal või on siis eraldi konto? Ta on eraldi lausa nagu aruanne saab Rahandusministeeriumi infosüsteemis, mis liitub siis meie konsolideeritud bilanssi ja pakkuma seal see 6700, mingi, et see siis vähendab meie tulemit miinusega, õnneks ta ei ole maksukogu. Aga ma veel lisaksin, et ma saatsin järelepärimise peale revisjoni komisjoni siis Ede Järvepeale ja selle raamatupidajale, mis Soome nimeline, aga vastust ei ole tulnud, et küsimus oli, et millest see kohustus koosneb. Revisjoni komisjon püstitas selle küsimus, aga vastust ei ole tulnud. Eks need on need välja maksmata osakud. Ja see oli niimoodi, kui ma mäletan, et siis kõigepealt oli sihtasutus ja siis tähendab sihtasutuste lõpetamine jäeti valdade käesse. Ja seadustega tuli kohustus niimoodi jaguda. Aga vallavalitsus võttis selle endale ülesandeks. Seda võtma, ta lihtsalt seadusega pandi. Nii, aga kuna revisjonikomisjon ja eelarvekomisjon olid nõus selle kinnitamisega, majandusaasta aruande kinnitamisega, siis ja kõik vajalikud lisad on selle juures olemas, siis on ettepanek kinnitada majandusaasta aruanne. Kas on teisi ettepanekuid? Ei ole. Palun siis käega märku anda, kes on 2020. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamise poolt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 18. Kõik volikogu kohal olevad volikogu liikmed on otsuse poolt, nii et Viru-Nigula valla volikogu otsustab kinnitada Viru-Nigula valla 2020. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne vastavalt lisale. Viru-Nigula valla valitsusel avaldada Viru-Nigula valla majandusaasta aruanne, vandeaudiitori aruanne, vallavalitsuse protokolliline otsus aruande heakskiitmise kohta ning Viru-Nigula valla volikogu otsus 7 tööpäeva jooksul otsuse jõustumisest Viru-Nigula valla veebilehel. Otsus jõustub teatavaks tegemisest. Aitäh! Päevakorrapunkt number 4. Ülevaade esimese kvartali tulude ja kulude eelarve täitmisest. Sõna finantsjuhile, palun. Ega siin nii väga palju rääkida pole, et olulisemad asjad. Tulude poolel on muidugi see tulumaksu alalaekumine. Esimese kvartaliga on siis -22 000. Nelja kvartali kokkuvõttes on -37. Viies selgub homme, või tähendab, et või kuulub ilma laekusega homme, et siis hakkab maikuu lõppu. Et tulenevalt sellest on meil ka lisaeelarve tegemine käsil, läheb juuni volikokku, et peame tulumaksu laekumist plaanis kärpida, siis on selle summa tõttu, mis osas on alalaekumine. Seisib paraneda, ei oska prognoosida, aga praegu on jah. Muidugi on veel üks lapsakas, mille tegi maksuamet, kandis kõikidele omavalitsustele rohkem tulumaksu, pensionid, kes võtsid
võtsid pensioni välja teisest kolmandast sambast, see ei tohi laekuda omavalitsusele, nemad kandsid. Nad peavad nüüd juunis ümberarvestuse, nii et teatud teine üllatused tulla. Kellel on see tulumaks siis läheb? Kuidas? Kellel on see tulumaks siis läheb? Ma ei tea, see riigile kuhuga läheb. Riigile. Ei, no kuidas kõiki sa ikka riigile ümber. Riik võib selle oma osalist pani 4% peal võtma ära ülejäänud. Seda tõkendatakse nagu osakute müük, vara müük ja vara müügi kulu ei tule omavalitsusele, et see on tulu. Väga huvitav. Inimene maksab oma arvust 20% ära. Siis tulenevalt COVID-ist on omatuludega raskusi muidugi kultuuri kunstivaldkonnas, 3221 tuli ja tulud spordis tegevuses. Need on ka probleemsed kohad, kõige raskem 565 on veel kultuur, et siin ka tuleb oma tulusid kärpida lisaeelarvega. Nii ka spordi osas, aga muus osas ei oleks kommenteerida seda. Ma ei näe probleemi. Kas on selle tabeli kohta kellelgi küsimusi? Ei ole. Paneme siis järgmise tabeli. Kulud. Kulude puhul esimene kvartal ei ole sugugi väga halvasti, vaatamata sellele, et suured kärped olid esitulemiseks eelarve väga pingeline. Mis on kitsas koht? On seal 04510 teel, et see lume lükkamine sai meil siin peaaegu enamusega aasta eelarvest ära ja peame teise lisaeelarvega juurde panema nii palju kui võimalik. 04510 tegevusala ja majandamiskulud, seal on 168 000 kulunud ja sellest lume lükkamine on 161 000. Ja praegu panen esimese lisaga nii palju juurde kui võimalik, et siis sügise vaatame jälle. Eelnevatel aastatel tuleb koguda reservi. Teede raha. Mitte kõik kuulda. Mis asi? Ei COVID ei mõjuta lume lükkamist. Sellest ei tulnud vähem. Ja teisest on planeeritud. Kaks asja koos on COVID olnud, aga see tulumaksu laekumine. Aido, lume hulk on raske planeerida. Ei, ma räägingi, et vanasti asemest tegime tervisraha ja kulutada seda lihtsalt. Nii. Teede raha tuleb eraldi öelda, et ei tasu peab ära. Meil oli planeeritud mõistesi. Kõik on loomulikult teed nõuavad raha. Ja siis muu on jälle seal kultuuri spordi valdkonnas majandamiskulud nii suured, aga kuna kütte läheb kohe välja, et see ei ole nagu probleem, sest kütte on ju 3,5 kuud ära, et see ilmselt sügiseks stabiliseerub ja siis vaatame uuesti. Et selliseid nagu suuri kitsaskohti ma rohkem ei näe. Spordiga jah, et ma ütlen, et vaatame sügiseks stabiliseerub, et protsent ei ole nii nagu suur. Nii, kas on küsimusi selle kulude tabeli kohta? Ei ole. Siis võtame teadmiseks selle seisu praegu ja see teade, mis finantsjuht juba meile ütles, et tuleb järgmisel volikogul lisaeelarvet käsitleda. Nii, aitäh! Negatiivne või positiivne? Päevakorrapunkt number 5. Nõusoleku andmine vallavara soetamiseks ja võõrandamiseks majanduskeskuse juhataja Alari Kirk, palun. Tere! Eks ma käin teie juures siin ja teie ees on 2 põhjusega midagi soetada või midagi müüa. Ja nüüd on siis jälle üks asi on kohe nagu ühes eelnõus mõlemad liikuses.
lahkus sellega, kui me talvel käisime teie ees, et 2 viga võtad siis vaadata ja siis oli see mõte, et see Mitsubishi tagasi anda, aga vahepeal on olukord siis kasutajate turul päris palju muutunud, et on nii, et hinnaga on kusagil 10% tõusnud keskeltläbi ja nõudlus on tekkinud kasutatud autodele, no mitte väga vanadele autodele, vaid ikkagi sellised kuni 5 aastat ja niimoodi. Ja et võiks proovida siis seda müüa, selle auto ostuhind, ütleme niimoodi, et rendifirma käest oleks siis kusagil 13 000 ja nõks peale. Ja müügihind võiks olla vähemalt 17 000, et praegusel hetkel on auto 24 selliseid Istanbulis 18,5, 19,5 tuhat, et noh, midagi ikka saaks. Kas on küsimusi? Palun, Mati. Kui kiiresti asi saab toimuma? Siit volikogu ütleb, et jaa, kui kiiresti saab ära teha, sest ega see situatsioon turul ei püsi igavesti. Ma julgen arvata, et järgmine nädal saaks ta juba panna ülesse kuulutusele. Siis on hea, sest ega situatsioon see ei püsi väga igavesti. Et auto on puhtaks tehtud, pildid on tehtud, põhimõtteliselt on kõik valmis. Jaa, see on õigus, ma tean, ma oma süsteemist väga täpselt selle toimub väga piirnud. Eelarvekomisjon ja majanduskomisjon arutasid sama küsimust. Mis oli teie ettepanek? No meie ettepanek oli toetada, et kui tõesti vallavalitsus on teinud tausta infot välja, siis uurinud ja kui võimalus on saada suurem summa, et siis andsin nõusolekut, et siis olime selle ettepaneku nõus. Majandus? Sama, mis me täna eelarve, kui me võimalus vaatame seda miinust vähendada, siis see on just võimalus mitte. Nii, siis on ettepanek eelnõu vastu võtta. On teisi ettepanekuid? Ei ole. Palun käega märkonda, kes on selle otsuse kinnitamise poolt. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Kõik volikogu liikmed, 18 poolt häält. Viru-Nigula vallavolikogu otsustab lubada Viru-Nigula vallavalitsusel välja osta sõiduk Mitsubishi Outlander veoauto AS-ilt kasutusrendi jääkmaksumusega. Anda nõusolek Viru-Nigula vallavalitsusele käesoleva otsuse punktis 1 nimetatud sõiduki enampakkumisega võõrandamisega alghinnaga 17 000 eurot ja anda volitused vallavalitsusele enampakkumise läbiviimiseks, ostu-müügilepingu sõlmimiseks ja sellega seotud toimingute teostamiseks. Otsus jõustub teatavaks tegemisest. Aitäh! Päevakorrapunkt number 6. Nõusoleku andmine rahalise kohustuse võtmiseks. Palun. Jah, järgmine teema on nüüd natukene pikem ja keerulisem. Vaatame, kas on ikka õige asi, on ikka õige asi küll. Sügisel, ehk siis novembri lõpus lõpeb vallal ära leping Solliga, kes siis teostab Kunda linnas tänavate korrasööteenust. Nüüd on meil ees 2 varianti, kas siis teha uus hange või hakata ise tegema. Siin ma püüdsin natukene välja tuua neid numbreid, eks ju, et mis meil ajalugu on, et 120 000 on praegu aastas, mis me maksame lepingu järgselt Sollile. Et iga kuu 10 000, kas me siis midagi on seal teha või ei ole teha, et iga juhul maksame. See on nii-öelda nagu valmisoleku tasu. Et kui me nüüd teeme uue hanke, siis millised on meie võimalused, et me saame kas siis odavama hinna
või et meil mingisugune valikvariant see tekib. Võib-olla tuleb jälle Soll ainukese pakkujana ja paneb meid sundseisu, et tahab saada hoopis 15 000 kuus või mida iganes. See on kõik oletused, aga praegune ajalugu on selline ja turusituatsioon, nagu te näete, ei ole ka väga palju muutunud. Et kui väljaspool linna siiski meil on farmerid, kes hea meelega lükkaksid teid lahti ja teeniksid võib-olla lisatulusid linnahooldust teha väga ei taheta. Seda igal pool oli Eesti sama tendents. Seda enam, et me tahame linnas ka tänavate harjamist näiteks saada ja vahest ka lumene tõstmist ühest kohast teise ja edasi. Et siis selleks ühe variandina valmistasin ette või tegin nagu kalkulatsiooni, et mis siis juhtuks, kui me ise hakkaksime tööd tegema. Et kas me oleksime omadega plussis või miinuses ja ütleme niimoodi, et kui väga jämedalt võtta, siis me jääksime enam-vähem samadesse piiridesse, kui nüüd meil on püsimakse või püsivalt maksame ära Sollile. Juurde saaksime võtta ka siis mõned külad, siis Kundast nüüd siis sinna lääne poole jäävad siin külad ja kindlasti saaksime juurde võtta ka kõikide vallade ja äärte niitmist. Ehk siis, et traktoritele siis rohkem rakendust anda suve puhul ja meestele. Et need oleksid nagu niisugused plussid, et siin on selline kaalutlemise koht, et ajaloole tuginedes on selline variant siin teie ees. Nii, majanduskomisjon. Majanduskomisjon tutvus samade materjalidega ja arvas, et võiks sellega minna edasi. Nüüd varianti ei ole, nagu siin ka räägiti. Tegelikult ei ole sinna hankesse väga palju uusi tulijaid. Ja ka külades nendele see muge lükkamine Ringsi Vilju-Lingula olatama pealt vaadatama, siis kas Kundla ja Tagure variant, see on alati niimoodi 21 olnud. Leidsime, et võiks seda teed minna. Seda teist teed? Ise teed? Ja küsime ka siis komisjoni kettemaks. Eelarvekomisjon, palun. Jah, eelarvekomisjon vaatas ka numbrid üle, siin on toodud väga kindlad, eks ole, alusnumbrid, mis siis puudutab meie selliseid kulusid, mis on nagu täpselt, et see tulevik on prognoosina. Aga siin on näha, et siin on küll 100 000 on 2020 on küll väiksem kulu leida, aga 2020 alguses on nüüd talved, see talve ei jää, et kui siin Terviseamet vahepeal ei lubanud, et suvi on ära, et siis eelmine aasta jäi kellegi ta suri talv ära ja siis ka 100 000 on see kulu väiksed ja siin numbrid räägivad enda keelt, et siin täna on näha, et see ise tegemine tuleb ikkagi soodsam kui seni teenuse sisseast, et üks siin samuti neid numbreid tuleb tuleviku selgida ja võib-olla kui 10 aasta pärast on olukord teine, siis saab ka teistmoodi otsuse teha. Et autosid ja traktoreid oskuma maha müüa, et siis on alati hanke sisse osta, aga täna küll täpselt sama järeldusele jõudsime siin, et toetame siis uue viisile ja teeme siis ise. Kas on volikogu liikmetel küsimusi? No üks küsimus. Mati, palun. Tähendab, võtate oma mehhanismid, te võtate kasvutrendina või kapitalitrendina või ega ta välja ei osta ju? Ei. Kumba te näete, kas te kasvutrendina või kapitalitrendina? Kasvutrendina vist on siiamaani võetud, jah. See finantskeel on juba väljaspool mida, tehnilised tingimused ette. See on tähtis just siis, ütleme, kui ei sobi see asi. Kui võtate kasvutrendina või kapitalitrendina, siis kui et mehhanismist lahti saata või ütleme näiteks niisuguse varianti, et seal ei tohi sorri, ma ei seda vaadanud. Selles ma küsin, kas see kapitali või kasvutrendina kumba võtta?
Seda kasutusele. Jah, kapitalireid tuleb viia bilanssi ja ma arvan, et kasutusreid. Sest siis on jätnud kuigi palju mängumaad ja mul kui olen, kuidas miski läheb. Kasutusrendid, jah. Kasutusrendile võtmine. Ja teine tekib kohe, vaatades praegu situatsiooni, ega siis traktorite tarne täpselt samuti, ega täpselt samuti kiiri. Praktiliselt ootavad inimesed 6-5 traktorid, ütleme siis, et vaatavad, kuidas ta oma tehnika jätta saab. Ega siin on täpselt samuti, ma antud nende väga tõsine probleem. Sama kui sõiduautodelgi. Ma olen suhelnud siin päris mitmed traktorimüüjatega, võtnud kontrollfaktorid ja kõik ütlevad, et kui laos konkreetselt konfiguratsiooniga masinat ei ole, siis alla 5 kuu ei või siin keegi miskit pakkuda. Nii et võib juhtuda, et meil detsembrikuuks ei ole masinaid keegi. Mis siis saab? Siis küll leiab lahest. Siis palun jumalat, et talve ei ole. See on otsuse saamisel tuleb kohe hakata sellega tegelema. Tehnilist tingimusele koos, lihtsalt otsus ja väljendamine. On veel küsimusi? Nii palju tegelikult, aga siin ka näiteks, kui tuleb tõesti mingisugune nagu moonikatall oli, et mingi suur, et siis tuleb ka vaadata väljastanud mingid suuremad tehnikud juurde, kuigi tavaliselt alati, kui on sellised momendid, kes ei ole ka väga võtta. Ja kõik hädas. See on tõesti nagu kriisimomendi, kui on mingi väga lõhe. Erakonna situatsiooniga me ei suuda erakonna situatsioonis ka ise üle käia, see on kindel see. Me räägime igapäevasest või normaalsest nii-öelda olukorrast, et kui läheb siin öösel otsa lund, eks ju, ja lükkavad ennast ära. Aga kui tuiskab siin tundide kaupa ja päevade kaupa, siis on tõenäoliselt kõik oleks väga kätte. Ja lepime sellega, et enam nagu põhjamalega. See on prioriteetide seadmine, mis on tähtsam. Nii, on veel? Jah, nii, kodus. Kaua praegu need olemasolevad lepingud lumelükkamisega vallas kehtivad? Kundalinn oli eraldi hanke ja see võtab nüüd ära ka ülejäänud vallas. Ma ei vastuse võlgu, ma ise ei tegele sellega üldse, minu asutus ka ei tegele sellega. Meil Puido küll jah, juhetab iga päev neid, aga lepingud ei ole juhetatud. Ma seda ei tea täpselt osa. See Solliga lõpeb novembris. Ei ole rohkem küsimusi. On ettepanek siis otsuse eelnõu kinnitada. Kas on teisi ettepanekuid? Ei ole. Palun käega märk anda, kes on selle otsuse kinnitamise, eelnõu kinnitamise poolt. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 17 poolt, kes on vastu, erapooletu, üks on erapooletu. Viru-Nigula valla volikogu otsustab lubada Viru-Nigula valla valitsusel võtta rahaline kohustus aastateks 22-26 2 traktori koos haakeristadega kasutusrendile võtmiseks. Anda volitused Viru-Nigula valla valitsusele hanke läbiviimiseks, ostu-müügilepingu sõlmimiseks ja sellega seotud toimingute teostamiseks. Otsus jõustub teatavaks tegemisest. Aitäh! 7. päevakorrapunkt vallavara võõrandamiseks nõusoleku andmine. Milline see esimene? Esimene on Pada Aruküla. See on üks kinnistu, mis meil on siis tulnud nüüd päris veel ja seal peal on siis elumaja. Minu mõistus vist ei ole 20 aastat elatud. Ühes toas on lausa juba ravi sisse natukene vajunud ja siis üks kena kõrvalhoone veel. Et tellisime ka Uusmaa kriisvarabüroolt hindamise akti, et saada teada, kui palju see asi võiks maksta.
selles paktis pakuti selle hinnaks 13 000. Ja siis ette valmistatud selle eelnõu, et see vajadus müüki panna, sellepärast et omavalitsus leidis, et sellega pole meil endil miskit peale hakata mõistlikult. Ja etteruttavalt öeldes, et huvi selle vastu juba siiski on ilmunud. Täna kui mulle helistati küsida, millal müügi läheb, et millal see kuulutus üles läheb, nii millal saab pakkumine teha. Kõrval on aga kogeja. Kui vald pärib mingis kinnisvara, siis need on reeglina ülihalvas seisukorras. Rämpsvara sõlitäiselt iga aasta tuleb meil ikkagi päris mitu korterit ja sellist majakast. Majakas ikka vähem, aga korterit tuleb küll päris mitmeid ja need on ikka siin maast ajas mingid sõlitäisvaksud ja remontimata kõik. Et see on paras kulutus. Aga ehk siit saab tulu. Nii, majandus ja majanduskomisjon. Majanduskomisjon tutvus selle teemaga ja hinda pidas mõistlikuks. Et siin on õnnegi olnud selline poole enam ütleme, et ma ise olen ka aeg-ajalt vaatan, mis me müüakse hinnaga ja tänane seistajast on. Aeg on hea veel müügiks, et tuleks kutsutada müüki panna ja näiteks suvel inimesed puhkavad, siis läheb oma midagi soetada. Komisjon tegi ettepaneku selle hinnaga müügida. Eelarves seda vist ei olnud, aga majanduskomisjon. Ei olnud jah. Tuli üks parandusettepanek selle tagatisraha protsendi suuruse muutmiseks, et selline ettepanek tuli, et oleks 10%. Mis te sellest arvate? Kuidas? Milleks see oluline on? See oli ettepanek. Aga kui tuli ettepanek, see ettepanek esitab, ma küsin, et milleks oluline. Kaido Kentler tegi selle ettepanek. Komisjonis tegi küll. See oli sellepärast, et igal pool üldjuhul tehakse 10% ja kui ta pärast on oksjonil üksi, eks ole, et ta siis pärast ei loodu sellest, et natuke suur summat ja kindlasti seda ära ostab, sest kui me praegu läheme isegi 13 000 müüki, võib juhtuda see, et meil on üks volikogu jäänud ja teine, et pärast meil hakkavad ja kui seda nüüd ära ei osteta, siis jääbki ta terve suvi veel müümata. Või me praegu paneme volikogus väiksema, ütleme alla 10 000 hinnas, vallavalitsus saab terve suve selle müügiga läinud. Siis ta on volikogu enam tuleb. See oli ma sellegi alginnast. Jah. Ma alginnaste sisse protsendist ka, et siis ikkagi kui 10% maksad sisse, siis üldjuhul on kõik oksjonid igal pool, ka riik teeb maa-oksjonid ja kõikide jaoks, siis pannakse 10% tagasi. Siin ma panin juristi selgituse ka, et kasutavad nii 10 kui 5 kuni 10%-ga vastavalt siis kõrgemate hindade puhul 5% ja madalamate hindade puhul 10%. Selline praktika on. Aga tagatisraha suurus ei ole fikseeritud. Otsas sisse sul. Kui suurem summa, siis tuleb 5% väike. Nii et pooldate seda ettevalmistatud varianti, kus on siis algid 13 000 ja 5% tagatisraha. Teine küsimus, et
kas enampakkumine peaks olema kirjalik, suuline või elektrooniline? Et mulle pigem tundub, et selline nii-öelda operatiivne enampakkumine võiks anda paremat tulemust kui su kirjalik. See oli ka viimati komisjonis nüüd küsimusena üleval ja aruteluna, et mis moel seda teha, et eriti kui on huvi olemas, eks ju. See oli osta. Et ma vaatasin jah, et päris mitmed omavalitsused müüvad oma vara ka osta keskkonnas, kus saab jooksvalt teha pakkumisi. Ja mingiks tähtajaks siis parem pakkumine on võite. Siiamaani me oleme praktiseerinud ka vees näiteks müümist ja seal on lihtsalt see, et kirjalik pakkumine, et esitakse valda siis oma avaldus kindlaks kuupäevaks ja lihtsalt kes juhuslikult on parem, see ongi võitja, aga täitsa põnev oleks seda vastaspoole proovida teha sellist asja. Ma võin teile öelda, eelmine kord, mis meil oli enam pakkumine, mina ka esmakordselt elus osalesin ja tegelikult see, mis meil oli 5000, siis ta läks lõpuks 5600 ja tegelikult see korter oli müüdud 5 päeva pärast juba 7-ga. Et siis oli, kui see oleks ikkagi suuline, ma arvan, ja osalejad oleks ikkagi rohkem pakkunud sellest kindla peale. Suuline tänapäeval kohale ei olnud, üldjuhul käib kõik üldjuhul. Ei ole elektrooniline, aga niimoodi... Aga elektroonses ongi see, millest minu ajend oli 10% on, et seal käivad lihtsalt mõned niisama mängimas ja kui juhuslikult juhus, et tema pakkumine oli viimane, ta on vähemalt kohustatud selle 10% tasakesi ära maksma, et ta ei pane juurde. On ka sellised juhtud. See on praktiliselt ka niimoodi. Ja aga see ongi sellist küsimus meile, miks ma selle tegin, mina paneks selle algina natuke madalamaks ja kui see ikka huvilisi on, siis saab üles tõusta. Kui sa ütled, et sulle ka pidevalt helistatakse. Minu tähtis on see, et kui sa ütled, et see on heli, aga pärast on need sügised, kuhu me ei saagi müüdest ja sügise ütlegu kindis ole hinnad langeda. Minu käest on 2 korda küsitud, aga ma tean, Velju käest on mitmel korda küsitud, on vaatamas käitud ja edasi. Et selles mõttes volikogu otsus, mina lihtsalt tõin välja selle, mis oli uurimisakti summa. Minu, tõin selle informatsiooni ette. See on volikogu otsus tõi. Nüüd on kõik välja. See ettevalmistatud eelnõu on siin praegu ees, need 5% tagatisraha, 13 000 alghind ja teie tavaliselt teete siis läbi KV-le. See vist oli siin kirjas. See on vallavalitsuste rida, jah. See ilmel komisjonis, et me teeme ikkagi, kus sa ikka panused paned seda kirjalikku pakkumist ei tee. See komisjonis ka ütlema. Ma arvan, et see tuleks ikkagi sisse panna praegu. Et vallavalitsus ei saa, vallavalitsus teeme kirjalikku kõik, eks ole. Pigem võiks ikkagi see, et ikka saab üle pakkumisega teha. Siis on võimalus seda rohkem teha. Juristi selgitus on siin, et portaalis osta.ee on osalemine keerulisem ja kulukam. Kas siis toob argumendid, mis on kulukam? No see on tema arvamus. Nii, aga hästi, tuli siis ettepanek Kaido, sinu poolt? Minu poolt on, minu ettepanek on ikkagi vähemalt see osta keskkonnast teha või see, et ülepakkumisi saab teha. Kas siis on ta siis suuline ülepakkumine või siis elektroonne, üks päev. Ja kui leitakse, et 5% sobib või tagatisraha, pole väga. Nii, et sellisel juhul see kirjalik jääb siin välja. Jah, see selge, tuleks ikkagi avalik. Kuidas teil kirjades elektroonsid, need on avalik enampakkumised võetakse. No siis tulekski panna see. Kas seal nad esitavad selle pakkumise kirjalikul
piisib ikkagi. Ei, sa registreerid endale, seal on allhind. Iga, siis registreeritakse samm, millise sammu, kas 100 eurot pannakse, vahepeal kõik mingi asja sammu muudetakse. Nii, aga kui on avalikul kirjalikul enampakkumisel, siis see tähendab seda, et saadetakse need pakkumused, saadetakse kirjalikul. Avalik enampakkumine, kirjalik võtta lihtsalt ära. Seal portaalis tähtaja saabumisel fikseeritakse ära selle pakkuja pakkumus ja tema andmed, eks ju. Ja siis tuleb kohe nii-öelda müügile panijale, kohe ta tuleb meili peale ka, et mul on teade näiteks, eks ju, et näed, kodanik see, tema kontaktandmed on sellised, tema pakkumine on selline, eks ju. Ja siis me saame temaga suhetes juba nagu edasi liikuda, eks ju. See portaal fikseerib seal ise ära. See on ei vaja enam vahele sildiga, eks ju. Ja pärast lihtsalt tekitame vallavalitsuse eelnõu, kus siis kinnitame pakkumuse tulemused, tema andmed ja kõik nii edasi. See käib juba pärast vallavalitsuse. Selge. Vähemalt muud vana müümisel, mitte kinnistada. Aga siin kolmanda punktina me anname volitused enampakkumisel läbiviimiseks, siis te saate meie soovitust ju arvestada. Jah. Anneli. Ei, siin on enampakkumise läbiviimiseks ja müügiliseks ürituseks, okei. Aga lihtsalt see võtta see avalik kirjalik võtta sealt ära, siis nad on juba kohustatud tegema seda enampakkumise. See kirjalik maha võtta. Kirjalik võtta välja. Selge. Võtta välja. Anda nõusolek võõrandada enampakkumisel alghinnaga 13 000 eurot ja tagatisraha 5% alghinnast. Kirjalikku seda avalikul enampakkumisel, jah. Nii, kes on sellise ettepaneku poolt, palun käega märku anda. 18, kõik volikogu liikmed. Aitäh. Ero-Nigula vallavolikogu otsustab anda nõusolek võõrandada Eru kinnistu Padaru külas avalikul enampakkumisel alghinnaga 13 000 eurot. Kinnitada kirjalik enampakkumise tingimused järgmiselt tagatisraha 5% alghinnast ja see peab laekunud olema vahetult eelneval pangapäeval. Anda volitused vallavalitsusele enampakkumise läbiviimiseks, ostu-müügilepingu sõlmimiseks ja sellega seotud toimingute teostamiseks. Otsus jõustub teatavaks tegemisest. Nii. Õige, jah? Aitäh. Otsus vastu võetud. Vaata, et sa alati sügisi juba uuesti selle. Mis siin ära läheb? See on nii väike raha. Ja nüüd kaheksas punkt, vallavara võõrandamine jälle. Siin nüüd on korteriga tegemist. Et see siis on Maarja 10.1 kolmetoaline korter. Nii et selle seisukord on selline, et põhimõtteliselt kannatab täitsa elada. Seal oli üks üürnik sees. See siis lahkus meie hulgast ja korter jäi vabaks ja siis vallavalitsus arvas, et võiks selle ära müüa, aga mitte endale hoida. Ja samamoodi sai küsitud ekspertarvamust Uus-Maabürost ja ekspertarvamus on jälle kolmes kohas. Siin Viru-Nigula inimesed oskavad paremini kommenteerida, kas hind on realistlik või mitte, aga kui siin portaale vaadata, siis küsitakse nii ja naa igasuguseid huvitavaid hindasid. Pilt on tehtud valet poolt, tegelikult peaks olema teiselt poolt, siis oleks näha ka, et korteril on aknad ja kõik vahetavad. Selles mõttes on kõik aknad jala vahetavad, osad vahetavad mitte. Kõik jala vahetavad. Aga jah, ega ta ütleme nii, et on väga romantik tahaks nüüd põhjalikult teha ja ta on esimesel korrusel otsa seinas. Naabrid on ainult ju niimoodi otse
et see nüüd on. Täitsa annab elada praegu. Et põhimõte on nüüd sama, et mismoodi siis seda müüa, et ja kas see alghind peaks nüüd olema selline, et see siin otsest huvi keegi ilmutanud ei ole, aga meil pole ka infot välja käinud kuskile. Kas see hind läheb ära, kas see on realistlik või mitte, ei oska ausalt seda kommenteerida. See hind on väga realistlik, et kahetoaline korter, mis vajab täielikku kappremonti, läks ära 7000-ga. Viru-Nigulas 13 000-ga läheb see korter kindlasti ära. Läheb ära? Läheb ära igal juhul. Küsimus ongi, et kas me jätame suveks selle kätte siin? See on jah, eks ju teie otsustada, et kas see alghind jääb selliseks või mitte või tõesti sellisel täielikult kappremonti vajab. Oja kahes kõrvalmajas, eks. Ta läks 6000-ga, mitte 9900 pane, siis saate pärast valla valitsuse. 7 pani müügis. Ma teen ettepaneku, pane alghind 9900. See ei tunne volikogus. Nii, jah. See ettepanek tuli ka majanduskomisjoni koosolekul. Ei ole täisoomid seda. Kuidas? Ole täisoomid seda. Jah, palun. Mul on küsimus, et see on olnud munitsipaalkorter ja et on olnud vahest selliseid küsimusi ja võimalusi, et kui näiteks õpetajatele või eelkõige õpetajate saamiseks, et kas näiteks võiks olla selline olukord, et seda korterit säilitada, et kui on vaja, et mõni töötaja noor õpetaja oleks, et siis oleks talle pakkuda elamispinda. Et sageli, kui ei ole kohtud elamispinda, et siis kindlasti inimesed liiguvad siit. Jah, ma ei oska seda ise kommenteerida, täpselt see minu jooksul praegu, kui mina siin olen olnud 2018 lõpust alates, ei ole koolide poolt selliseid küsimusi olnud. Küll ainult üks Kunda kooli õpetaja on olnud meil, kes on kasutanud just korterit Kundas ja muusikakooli direktor on ka ühes üürikorteris alla omas. Rohkem neid küsimusi ei ole olnud. Eks ta on selline strateegiline teema jälle, eks ju, kas ja kui palju, eks ju. Teine variant on see, et makstakse õpetajale natukene rohkem palka, et ta saaks turul üürida korteri. Iseasi, kas siin üürida on. Just, see on sellised valikute küsimus, et tegelikult muidugi oleks ilus hoida korras võib-olla väiksemas korterit natukene heas korras ja pakkuda siis õpetajale juhul, kui seda tõesti peaks vaja olema. See on suhteliselt suur korter iseenesest ja suhteliselt suurte kuludega. Et igaks juhuks seda nii-aga hoida on raske. Jah, et see on see küsimus, et kuna ma taust ei tea, et siis on lihtsalt arutelu kohtu, kas sellele on vastud olemas. Ja teine asi, et siin on mõeldud, et meil on neid nii-öelda sotsiaalkortereid üle valla igal pool laiali. Ma olen varem mõtet, et see sama kallid ei kaks ju teha selliseks korterimajaks, ta seisab keset küla ja valdavalt tühi, eks ju, midagi seal sees ei ole, et vald võiks ju selle maja teha selliseks, kus oleks erineva tasemega korterid, aga oleks seda koos, oleks seda lihtsam hallata ja odavam pidada ülemas, praegu on meil põhimõtteliselt ainult kulu. Et pikas perspektiivis ma arvan, oleks ta väga kasumlik ja seal saaks teha ka selliseid erinevas suuruses, tõesti kui erinevas esineval tasemel elamispindasid sinna sisse päris mitmeid. Nii et me saaksime tõmmata ka mujalt ära nendest korteritest, kus meil siiski inimesed praegu elavad ja suhteliselt kehvades tingimustes. Nii jõuani korter. Nii, läheme nüüd selle Maarja 10 juurde tagasi. Et Olavi mure on muidugi arusaadav, et kui on vaja õpetajatel korterit, siis oleks hea, kui oleks olemas. Aga hetkel vist minu teada sellist vajadust ei ole ja arvestades meie valla rahalist seisu hetkel, siis seda kulutust teha nii suurele korteril on ka ebamõistlik. Aga, jah, palun. Lihtsalt üks märkus veel, et ma ei ütle siin, et
suhted, aga ma eelmistegi puhul mainisin, et neid kortereid tuleb ja tuleb meile kogu aeg juurde. Neid üksikuid inimesi on, nagu siin kähtedest lugema Tallinnagi näidetel, päris palju on iga aasta juurde tulnud. Et see on nii-öelda üksikute inimeste arv kasvab ja ka nende vara, mis tuleb omavalitsusse järjest kasvab iga aasta rohkem ja rohkem. Me tunnetame seda ise, et neid kortereid iga natukese aega teeb aastas kortereid meeldida, et tegema hakata. No nii, aga nüüd on meil 2 ettepanekut. Eelnõus on allhind 13 000 ja majanduskomisjoni ja Kaido Kentemi poolt tuli ettepanek 9900. On teisi ettepanekuid või veel 3. ettepanek? Ei ole, siis peaksime hääletama 2 allhinna vahel. Võtame siis esitamise järjekorras, et eelnõus oli 13 000, see on esimene ettepanek ja teine on siis 9900. Kes on, kõik saavad aru situatsioonist. Ühel juhul on volikogu otsustada üle 10 000 ja teine on siis vallavalitsus on alla 10 000. Ja olenevalt ka siis turusituatsioonist, mida Marge siin rääkis. Nii, 13 000, kes on selle allhinnaga. Nii, 1, 2, 3, 4, 5. 5 on 13 000 pool. Ja 9900, palun käega märk panna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja kes ei hääletanud, kes on vastu mõlemale? Mina ei hääletanud. Jaa, kuidas meil see seis oli? 9 ja 5, 15. Ei klappi kuidagi. Ei, üks läks ära. Kristjan läks ära. Kristjan on ära läinud. Ennast ka uued. No veel. Nii, ma olin esimene ettepaneku poolt. Nii, aga siis on allhinnaks volikogu otsustas 9900. Veru Nikola ja teised tingimused jäävad samaks. Motivatsioon on avalikku vedama jälle, seda ei ole kirjalik. Nii, aga see samad tingimused nagu eelmisegi otsus. Võtta see kirjalik paha. Ja, samad tingimused nagu eelmisegi. Nii, Viru Nikola vallavolikogu otsus eelnõu, palun, kes on siis allhind 9900, 5% allhinnast avalikul enampakkumisel ja vallavalitsus otsus viib läbi. Palun väga märkmata, kes on selle kinnitamise poolt. 16 ja kes on vastu? Ei hääletanud. Erapooletu. Üks on erapooletu. Nii, Viru Nikola vallavolikogu otsustab siis anda nõusolek võõrandada Maarja tänav 10 korter 1 kirja avalikul enampakkumisel allhinnaga 9900 € ja kõik need lisapunktid, mis siin kirjas on, otsus jõustub teatavaks tegemises. Aitäh! Nii. Sellega on põhipunktid läbi. 9. punkt on informatsioon. Nüüd on mul võimalus
sünnipäevalisi on päris palju, hakkasin kohe otsast peale. Veebruarikuus on jäänud Olav õnnitsemata. Et ei külmetaks, siis on kaela ümber see võimalik sall väike panna. Nii, Ljudmilla. Võtan järje korras, kuidas mul siis nimekirjad on. Jüri Korolov. Armen Raud on mõne päevaga, aga ma ei taha teda välja jätta sellest kuust. Meelis Karjani. Siis on nimekirjas Jüri Pilov. Ja siis tänane sünnipäeva Selve Rull. Ja üks selline suure ümmargune tähtpäevaga Mati Alles. No nii. Siis järgmine volikogu Viroli tegemistest veel, et nii palju, et hakatakse koduloomade varjupaika kaasaegselt rajama. See on ka koduleheküljel uudistena kirjas. Järgmiseks aastaks siis on planeeritud see tegemine. Ja ettepanek on järgmine volikogu, kuna juunikuu kalender on sedasi, et lõpeb see kolmapäevasel päeval, siis ma teeksin ettepaneku pidada volikogu viimasel juunikuu päeval, kolmapäeval 30. juuni. Olete nõus? Selge. Siis järgmine volikogu on 30. juuni, kolmapäev ja ma arvan, et piirangud on veel rohkem maha võetud, nii et siis siinsamas peame selle volikogu istungi ka. Nii, minul on info otsas, kas on midagi... Ja minul on siin küsimus. Jah, palun. Ma räägin teede remontimisest, et paljud inimesed on pahandanud. No et väga lohakalt on tehtud, et aukude lappimised. Ja nüüd on osa vist, räägin praegu Lontovast, et see Kukerpalli mägi, et see vist on riigi tee, et seal on ikka väga ohtlikud ja sügavad augud, kus juures, et sealt on üle käidud ja on need sutsakad pandud sinna kildu, aga see töö on väga lohakalt. Et see palju vald sellest nagu oma raha ära maksab selle lohaka töö eest, et sellele võiks tähelepanu pöörata, inimesed on selle küsimuse selle üles tõstnud. Anname selle info edasi, küsime infot selle kohta, et ma lisan sama nende teeparendustega, et ka meie külas on keset teed üks kitsas riba pantud ja kui sa sõiduautoga sealt üle lähed, et ega see meeldiv ei ole, et teeparandus on hästi kuidagi üle tagumiku tehtud, et seda tasuks ja kui sõita ka läbi Töökri või et see on igal pool külateede peal, see on meie piirkonnas, et tõesti on lohakalt tehtud, et lihtsalt kitsas killustikku või mingi kribu pannakse ja nii ta jääb sinna. Nii, on veel
jah, Jelena Valus. Ma tahan lihtsalt üks teadaande, et meie projekt, mis sisuliselt kestis mitu aastat, et nagu nüüd on Keskerakonna katuserahaga ostetud 3 AED aparaati ja Aseri spordikeskuse Viru-Nigula ja Kundasse. AED defibrillaatorid on olemas juba seal ja Kunda koolis olemas nüüd AED treeningaparaat ka. Seda saab kohalt tutvada ja vaadata ja proovida. Kõik. Oota, Kunda koolis on samasugune aparaat? See on treeningaparaat. Treening. Ja sellega saab nagu, kes tahab tutvuda ja vaadata ja proovida, meil on Kunda sedustamistud ka olemas koolis. Kas Kunda koolis või spordikeskus? Koolis Kunda koolis treeningaparaat ja elustamisnukk, aga päris AED aparaat Kunda spordikompleksis ja Aseri spordikompleksis ja Viru-Nigulas, jah. No nii, siis kui rohkem ei ole, siis on sellega tänane volikogu istung lõppenud. Aitäh teile ja kohtumiseni järgmine kord 30 juuni. Ja,